Täna avati Rakvere linnas Viru maleva isamaaliste näituste sari, mis räägib Eesti Vabadussõja, Kaitseliidu ja Eesti militaarajaloost. Rakvere galeriis avati esmakordselt Eestis kaitseliitlase ja harrastuskunstniku Karl-Erik Talveti maalinäitus Võidutahe, mis räägib Eesti Vabadussõja ajaloost. Selle näituse idee tekkis mul eelmisel aastal peale selle nägemist, mis on toimumas kahjuks siiamaani Ukrainas, kus siis on praegu toimumas Ukraina rahva enda vabadusvõitlus. Võidutahe räägib siis Vabadussõja toimumise loost selle algusest kuni selle lõpuni välja. Täpsemalt koosneb see näitus 16 maalist ja igaüks nendest maalidest võtab kokku ühe Vabadussõja kuu, ehk siis algab 1918. aasta novembris ja kestab kuni 1920. aasta veebruarini välja, mil sõlmiti Tartu rahu. 7 erinevast alateemast kokku pandud Viru maleva isamaalisel koondnäitusel saab näha Eesti Vabadusvõitluse muuseumist pärit vanu relvi, erakogudest vanu kiivreid ja taskulampe. Samuti saab tutvuda taasiseseisvunud Eesti ajal Kaitseliidu varustuse arenguga läbi erinevate vormirõivaste. Eesti Sõjamuuseumi poolt välja pandud Vabadussõja näitus saab näha Rakvere galeriis. Militaarnäitust Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu ning Eesti sõjameeste tegevusest 20. sajandil kuni tänapäevani ka Parkali tänavale paigutatud konteinerränd näitusel.